meile midagi õpetada ja tal vist mulle tundub jäi natuke kripeldama see hallipäisuse teema. Tahtsid sa mulle sellest lähemalt rääkida? Ma tahtsin sulle õpetada ja vaid rääkida, et see eelmine video, mis me vananemisest tegime, on ju, ja ikkagi need mõned hallid juuksekarvad mu enda peas ja mulle rahu. Ja ma tahaks midagi sellist teha, et see juuste hallinemine pidurduks. Ma tahaks teada, miks see tekib nagu nii noored siiski ja tahaks juuste värvimist nagu edasi lükata iga hinna eest. Ja tegelikult ma siis uurisingi, ma küsisin mõne arsti käest, et mis siis on selleks põhjuseks, et noortel naistel hakkavad juuksed hallinema, sest mu tuttav sõbranna, kes on juuksur, ta ütles, et 20-ndates aastates naised on juba hädas juuste hallinemisega, mis oli täiesti šokeeriv. Isal on ikka mõelda, et mingi 40-ndani saab vabalt olla niimoodi, et juukseid ei värvi. Aga see oli tõesti nagu üllatav, et miks nagu nii noored naised ja juuksed hallinevad. Et see ei tundu nagu normaalne, siin peab olema mingi põhjus. Ma küsisin siis mitmelt arstilt. Ja mis siis teada saist? Alustan siis perearstist võib-olla, et kellele ma helistasin ja selle kohta, mis see põhjus siis on. Ja ta ütles muidugi nagu lihtsalt, sellise vastuse nagu ma tegelikult eeldasin või arvasin, et tähendab selle põhjust ei tea ja põhjus pole teada, et see on individuaalne, et ühel ühtemoodi, teisel teistmoodi, aga et tumedad juuksed hallinevad kiiremini ja heledamad siis aeglasemalt. Ja kui ma küsisin, et mis siis teha saab või kas midagi teha saab, siis ta ütles, et ei, mitte midagi teha ei saa. Et lihtsalt nii ongi kõik. Nii, siis Facebookis ma kirjutasin doktor Riina Raudsikule ja küsisin sama küsimuse, et miks ja mida teha siis, et seda asja peatada ja nii. Ja siis tema ütles, et see põhjus on kindlasti eluviisis. Ja ma tegelikult ise nagu eeldasin, et see peab olema mingi vitamiinipuudus või mingi ainepuudus. Aga ta ütles, et see ei ole kindlasti mingi ühe ainepuudus, et see on ikkagi mingi mitmete asjade puudus, võib-olla siis vale eluviis. Ja samas ütles, et kehas võib olla väga vähe pigmenti ja selleks, et seda pigmenti siis kehas suurendada, ta soovitas võtta kollageeni. Doktor Ohira kollageeni, see on mingi Jaapani doktor. Et seda kollageeni soovitas võtta ja juua siis õiget vett. Ja selleks ongi meil see veepudel siin laua peal või veekann. Siis hakkab meile kohe õpetama, kuidas seda vett teha. Jah, tähendab Riina Raudsiku järgi siis, kuidas seda teha, kuigi need kogused on küll, mina võtan need tunde järgi. Ühesõnaga selleks, et vesi mõjuks kehale hästi, selleks peab see vesi olema aluseline. Ja kõik meie probleemid, mis meil kehas on, need tekivad sellest, et keha on happeline. Ja nii ka see juuste hallinemine peaks siis olema nagu ikkagi seotud kuidagi sellega, et see keha on happeline või igal juhul ütles, et seda õiget vett tuleks juua. Õige vesi on siis väga lihtne, mul on lihtsalt sinna lastud kraanivesi, me paneme siia natuke soodat lihtsalt sisse. Tegelikult ei tea, palju seda panna, ma panen ise seda tunde järgi, ma tegelikult seda enne ka teinud ja joonud, aga unustanud vahepeal ära. Ja see on Himaalaja mäesool, et roosasool. Et ta ei soovita meresoola, vaid ikkagi kõige väärtuslikum on see roosasool, Himaalaja mäesool. On see kristallisool siis? Sest mul on selline samasugune roosa. Jah, ma arvan, et igal juhul see on hea ja kõige sool. Ühesõnaga, ja nüüd ongi see vesi siis selles mõttes nagu keha jaoks paremaks tehtud. Selles mõttes, et ta sisaldab neid soole siis nagu mis happelisus nagu... Jah, mis siis seda happelisust vähendavad. Okei, ühesõnaga, et võib-olla see võiks hakata võtma seda kollageeni ja võiks juua pidevalt seda vett siis. Nii, ütles mulle siis tema. Siis... Kas need vastused rahuldasid sind? Ei, mul on veel otsisid vastused. Ma tahtsin nagu alternatiivi. Ma vajan neile vahepeal. Ja siis samamoodi Facebookis ma küsisin doktor Viktor Vassiljevi käest, küsisin talle sama asja ja tema vastas ühe sõnaga mulle, et see on stressist. Ja selles mõttes ma nagu ka lihtsalt guugeldasin nagu mingid artikleid, mingid kliinik.ee või mingid sellised artikleid, mis ma leidsin ja seal muidugi see stress tuli nagu mitmes kohas ja seal tuli ka ikkagi nagu pärilikkus natukene, siis mingites allikates ka ülekaal ja suitsetamine, mis siis võivad nagu neid halli juukseid nagu tekitada. Aga see stress jah, et kui ma nagu vaatasin mingisuguse foorumi nagu jõudsin ja kus olidki tõesti 20-ndates aastates naised, kes tõesti olid mures, nad ütlesid, et nad ei taha juukseid värvida, aga nad on sunnitud, sest nende juuksed lähevad halliks ja umbes, et miks on see samamoodi see paanika, et miks. Ja seal ka nagu teised vastasid, et see on nagu stressist, et võib-olla sul on liiga suur stress, võib-olla sul on depressioon, võib-olla sa oled nagu lihtsalt liiga palju muretsed asjade pärast, et võib-olla nagu sellest see siis ongi.
kuigi ma ikkagi nagu oleks ise eeldan, et et 20-sele ja 30-sele see stress nagu niimoodi ei mõju, kui näiteks nagu hiljem siis, et kui 40-sed lähevad nagu stressist nagu juuksed halliks, et siis ma saaks aru sellest. Aga kui 20-sed lähevad, siis ma ikkagi nagu ei saa aru. Ja, aga samas, kui sa mõtled tänapäeva koolisüsteemide peale, mis panevad juba need samad, ma ei tea, 3. klassi õpilased, 4. klassi õpilased juba raskeid kotte kandma ja koolitööd on nii palju, et nad muud ei teegi, kui ainult õpivad ja nende jaoks on see nagu nii suur asi, siis nad on juba 14-aastased stressis. Kui see ainult nagu sinna juurde tuleb ja see peab, on siis selline noor, kes ei tule nende tunnetega või asjadega nii hästi toime, siis ta võib-olla 20-selt ongi peast välja juba, sest ei ole nii, et sul stress tekib siis, kui sa oled juba 30 või 40. No umbes, et sõltub ju sellest, kui vastuvõtlik keegi on nagu. No täpselt, et kuidas nagu neid asju on. Nii siis üks vastus oli mul veel, et ma puutusin kokku ühe inimesega, kes oli tervendaja ajakirja Kaane peal. Et Andres Heinverega ja ma küsisin temalt ka siis huvi pärast, mida tema sellest siis arvab. Ja tema tõi nagu ka jutu sisse sellised asjad nagu need wifi-lained, et me tegelikult ei tea ju, kuidas see wifi-indus ja kõik see internetindus meid tegelikult mõjutab. Et nagu see teema, siis ta rääkis ka midagi sellest, et aeg on hakanud kiiremini nagu minema ja maakera sagedused on muutunud. Et kõik sellised asjad, mida me nagu juba ei näe, aga mis siiski eksisteerivad. Ja samuti ta tõi sisse, et rämps info-uputuse, et meil igal pool ongi nagu see info ja kõik on võib-olla sellist väga palju sellist infot, mis ka kuidagi tegelikult nagu koormab meid. Jah, et sellised põhjused ka. Et see infomüra, millest sa otsid seda oma tõetera ja sa samal ajal nagu kogu see info, mis sa pead selleks läbima, et seda ühte asja üles leida tänapäeval. Või siis see sama, millest me oleme rääkinud, et kui sa vaatad uudiseid, et siis millest tänapäeval uudised koosnevad. Et kuna ligipääs kõigele on olemas, kõik autoõnnetused, kõik sellised nagu kurvad juhtumid, siis need on need, mis nii-öelda müüvad ja mis pannakse nagu kohe ülesse ja see on see, mida inimene nagu päevast päeva kuuleb. Need on nagu statistiliselt on ühiskonnas surmade, õnnetuste juhtumid vähenenud, aga kuna meedia kajastab seda palju rohkem kui vanasti, siis tekitabki inimestes hästi palju stressi ja sellist hirmutunnet, et kõik läheb nagu hullemaks ühiskonnas. Kuigi statistika on see, et tegelikult on asi kõvasti parem. Lihtsalt kuna meedia on nagu iga kord kohal, ükskõik mis juhtub, inimesed saadavad ise neid videosid, mida avaldatakse, siis see on juba põhjus, mis tekitab stressi ja mitte ainult siis 40-aastasel, vaid ka sellel 15-aastasel, kes vaatab telekat ja satub uudiste peale või mis iganes. Mina arvan. Et sisutühjus loob stressi. Jah, kindlasti. Ja, ühesõnaga sellised olid vastused. Eks igaüks saab ise noppida sealt endale midagi võib-olla mida vältida või mille peale mõelda. Jah, et see on nagu hea soovitus küll, et vähem stressi, aga samas reaalses elus on nagu tihti seda keeruline niimoodi nagu vähendada. No ma arvaks ikkagi, et sa saad nagu muuta, sa ei saagi maailma muuta nagu selles mõttes, saad muuta enda nagu suhtumist. Et sa lihtsalt mingitel asjadel lased minna ja et sa ei muretse nii palju, et sa ei saa kõike nagu muuta ja sul ei ole nagu mõtet kõigele võib-olla stressata. Mõtle nagu hea küll. Aga meie võiks seda vett proovida, sest mina ei ole sükest asja olnud kunagi. Aga see on üldse mingi joodav asi. Ja see on täiesti joodav, sest tegelikult sa ei tunne seda maitset eriti siin. Aga tal ei olegi maitset. Vot ei ole, aga siin on ikkagi... Aga võib-olla sa oled kogustest ka, et palju seda... Ei, aga seda ei panda palju, ma tean seda. Seda ei panda palju. Et maitset ei peagi olema. Aga mis on see, et ta tekitab tegelikult selle, et sa jood rohkem. Vähemalt mina olen seda tähele pannud. Et kui ma joon nagu seda soodaga ja siis nagu soolaga rikastatud vett. Soolade vesi ajabki rohkem jooma. Aga see on selles mõttes jällegi hea, sest reeglina me joome nagu liiga vähe. Ja, seda küll. Ja võib-olla see mingi probleem, mis meil on, ongi sellest, et me liiga vähe joome. Ei, seda kindlasti. See on kindlasti asi, mida nagu tänapäeva kiires ühiskonnas inimesed unustavad selle pisiasja, et vesi on nagu väga suur protsent meist on vett ja me peame seda tarbima, eriti sellisel palavate ilmadega nagu praegu. Just, et segased teemad, aga on mida mõelda. Jah. Aga jooge siis vett ja olge terved ja ärge stressake. Kohtumiseni. Kohtumiseni.